10 päeva möödas ja 31. käes. Loosi osavõtu aktiivsus oli üle ootuste suur ja kanali aktiivsus on ka märkimisväärselt kasvanud, nii et tundub, et tasuta asjade äraandmisest on endiselt kasu. Loosi generaator on mul seal juba valmis pandud. Kõik nendest seal kausis muidugi Instagramis ei follow, aga see on okei, ega ma isegi seal kuigivõrd aktiivne ei ole, nii et anname seekord andeks. Kruvime veits pinget ja tuleme selle loosi tõmbamise juurde pärastpoole tagasi. Nagu pealkirjast näha on, siis tänane saade veidi teistsugusem. Kui sa sattusid siia eelmise episoodi tõttu või viskas sulle üldse selle video niisama praegu ette ja sa ei teagi, mis päris täpselt toimub siin kanalil, siis põgusalt nii palju, et tere, mina olen Sander, ma olen Alko, ehitan peamiselt siin kanalil Z3, nimelt endal mootorivahetust, olen asjaga poole peal. Kui huvitab, vaata playlisti, on 6 episoodi. Täna aga mõtlesin, et teen ajalootunni. Varasemates episoodides olen viidanud mootorratastele ja on kaadritest läbi käinud ka paar ehitist, üks valmis ja teine poolik. Nii et mõtlesingi, et jagaks enda tegemistest, mis toimub praktiliselt eelmisel kümnendil või mis sisustas minu aega aastatel, ma ei tea, 12–20. Ja selleks on siis Cafe Racerid ehk siis ümber ehitatud vanakooli rattad. Sai neid tehtud päris mitu tükki, mõned neist sai ka üle tehtud, kas avarii tõttu või lihtsalt täiustamise eesmärgil. Praeguseks hetkeks on enamik neist müüdud ja üks viimane, mis sai valmis koroona alguses, ehk siis ka juba tänaseks ammu on veel siin. See nüüd ei kvalifitseeru päris Cafe Racerina, et kõik varasemad pillid olid ikkagi klassikalisema välimusega 70-ndatest ja 80-ndatest. See nüüd on 90-ndate lõpu bandiit. Esialgu ei olnud plaanis üldse sellest projekti teha, sest polnud päris minu teema ja tegelikult pole ka minu ratas. Nii et esialgu sai ta selline poolkõvalt tehtud, kondel minema visatud, sest oli kondiga versioon ja tehtud uus iste, mis oli pikem kui see, mis praegu näete. Ja kuni selle hetkeni, kui kolmas käik järgi andis, sai temaga siuke poolkõvalt sõidetud. Ja siis tuli otsus, et käime ta ikkagi algusest lõpuni üle. See siis tähendas seda, et kõik laiali, raam haljaks, siit maalt alates sai tagaosa uuskeevitatud, iste lühemaks tehtud, igasuguseid plekke, siin-seal treitud polte, kõiksugu vidinaid, rentali lenks, digispido, süsiniku sporilaud, pidurisadulad kollaseks tehtud, because it's cool, uus õliradikas, igasuguseid freesidetaile, jälle treidetaile, freesidetaile, enda tehtud suunatuled, mis oli ka plaanis tooteks teha, karbitäisnik kuskil ootab, mingi väike megafon, muffler, pidurivedeliku mahuti, ühesõnaga igast siukest pisikest pudi ja padi ja tehnilise poole pealt sai korda tehtud käigukast, millest enne rääkisin, ning järgi aidatud vedrustus, ette kahvlisse läksid progressiivi vedrud ja taha uuema Kawasaki Bike'i amort. Kütusepaak jäi originaaliks ja seetõttu on ta väga äratuntavalt bändit. Mattmust triip jookseb üle korgi koha ja muidu on mingisugune hõbe või lihtsalt tumehall kood viimistletud Frozen Luckiga ja värvitöö tegi Kikas. Ilmselt kõige odavam tükk plekki, mida tema käed seni puutunud on. Kuid see ei ole tegelikult see, millest ma täna rääkida tahtsin ja ka see ei ole see, millest me täna räägime, sest 10 päevaga ei muutu kuigivõrd autoehituse juures palju. Jaa, mis mul meelde tuli. Võitja nupp on ka siin. Nii et see, millest kohe rääkima hakkame, asub siin hunniku all, ma kaevan ta kohe välja ja siis räägime lähemalt. Välja ta veereski. Olen ammu mõelnud sellest projektist lähemalt rääkida ka, aga ei leidnud head hetke ja nüüd tundus siin aasta lõpus, et võiks selle filler contenti laivi lasta. Ning ma loodan, et see annab mulle lisamotivatsiooni selle projektiga taas jätkama, sest liiga pikale on see asi veninud ja poolikut projekte ma üldse ei salli. Selle rattaga nüüd tagasi juurte juurde ehk 80-ndatesse, kus mootorrattad olid veel ilusad ja eriti ilus oli see konkreetne asi, mitte küll originaalkujul, milleks on Yamaha Virago XV920 ehk siis 920-ne chopper, mis enam ei näe väga chopperi moodi ja see on ka üks põhjus, miks ilmselt nendest on Cafe Racerid tehtud. Kui panna Google'isse 3 märksõna Virago Cafe Racer, siis tuleb sealt väga palju pilte Cafe Raceri conversionites nendest ratastest ja miks seda tehakse on see, et väga lihtsa vaevaga saab muuta selle välimust kardinaalselt. Piisab sellest, et paned moodsama kahvli ette, mis on praktiliselt Bolt-on, pead lihtsalt leidma sobivad roolikannulaagrid üles alla, pannakse mingisugune sirgem paak ja sirge iste ja tulemus on öö ja päev. Nii et ilmselgelt
mulle meeldis ka endale taoline mõte juba aastal 2008 või 2009, kui hakkasin esimesi projekte tegema, et kunagi ma tahan Virago endale saada ja just täpselt selle mootoriga, et ma ei tahtnud kindlasti väiksemaid mootoreid 535 ja 720, sest need olid lihtsalt liiga võrrid ja samas 1100 tundus ka liiga suur toorikuks, sest Cafe Raceri puhul minu jaoks on ikkagi ülioluline, et ratas oleks kompaktne, mitte suur ja pulki. Niisiis oli parasjagu käes aasta 2018 ja ühtegi projekti mul ei olnud, aega ja raha ja ruumi ka ei olnud, nii et täpselt õige aeg oli vaadata jälle toorikuid ning just siis oli üks turule tekkinud ka. Keegi oli ta ostnud, ühe sõidu teinud, suutnud üle tõmmata chopperiga. Hea märk ilmselt, järelikult mootor on ergas. Ostsin ta tookord ära, läks konteinerisse pooleks aastaks seisma, talvel tekkis veidi aega, nüüd siis 2018-19 talv kakkusin ta kiirelt laiali ja müüsin igaks juhuks kõik ülearused jupid, mida te siin praegu ei näe, ma panen pildi, milline ta stokis oli, müüsin kõik ruttu ära, et tagasiteed ei oleks, ehitasin selle uhke laua talle, et saaks teda veeretada, millest on ka väga palju kasu olnud, sest vahepeal on 3 või 4 korda kolitud ja on hea teda ühest seina äärest teise lükata ja vaadata seda hirmsat poolikut asja. Ehk siis jah, visioon sellele rattal on mul olnud juba pea 15 aastat. Üks konkreetsem näide, mis praegu ees on, oli just see, mis seda kinnitas. Kui seda pilti nüüd vaadata, siis veidi kaugem on ta klassikalisest Cafe Racerist, aga samas neid ma olen juba teinud ka ja tahakski teha temast veidi rohkem sellise street bike asja. Küll aga jääb sellel samal silma ja nendel paljudel teistel silma üks asi, mis mind tohutult häirib, on see, et olgugi, et neil on moodne disain ja ees samamoodi paigikahvel, on neil kõigil taga originaalkiige ja seda põhjusel, et see ratas on kardaaniga ja kardaan seab päris suured piirangud, mida sa saad tagaosaga teha, sest moodsaid rattaid kardaaniga ei ole, et võtta tagakiiget ja üleüldse tahab see palju tööd ja suure tõenäosusega masintöötlusdetaile. Ja masintöötlusdetaile õnneks ma tean, kus saab. Siis ma mõtlesingi, et kui ma järgmise ratta teen, et siis ma üritan sellega ka interneti katki teha, aga mis ma lõpuks katki tegin, oli enda mõtlemisvõime, sellepärast, et tupikusse olen ma mitu korda temaga jooksnud. Aga hakkasin otsast pihta. Tähendas siis seda, et kõigepealt viisin raami ja mootori amperisse skännimiseks sisse. Ma võtan korra selle paagivaha ka ja ma näitan selle ratta võlu. Nimelt nüüd võib-olla hakkab juba aru saama, miks mulle see pill toorikuna meeldib, sest siin praktiliselt ei olegi raami. Siin on ainult üks backbone osa ja terve mootor lihtsalt ripub selle küljes, nii et loominguliselt on siin vabad käed, mis aga tähendab seda, et kõik see vabadus tuleb ise kuidagi täita komponentidega, et sõlmed siduda. Nii et sain skänni kätte ja esimese asjana joonistasin skänni põhjal mootorist ja raamist lihtsama mudeli, sellepärast et skänni aluseks kogu aeg kasutada on arvutile suht koormav ja hakkasin kuskilt otsast asja arutama. Kõigepealt mõtlesin, et okei, ma tahan teha tema street bike'i, järelikult võiks vaadata, mis tuleb ta telje vahe, mis tuleb tema reik ja kuidas ma tahan, et visuaalselt mootor või üleüldse raami asetus oleks, ehk siis väike ettekalle, nagu mudelil näha ka on. Siin on praegu näha, et mootor on suhteliselt horisontaalne, et pärast hakkab olema veidi agressiivsem, looking fast when standing still ja selle põhjal asusin hoopis esiosa kallale esialgusest, nagu enne ütlesin, esiosa swap on küllaltki lihtne, pead lihtsalt õige mõõduga laagrid otsima. Niisiis sai tellitud eBayst, vist oli K6 või K7 Suzuki Gixxer, selle kahvli torud, joonistasin nad mudelisse sisse, kui kõrgel ja mis asendis need torud enam-vähem asetsema peaks. Panin nende vahekauguse paika ja sain hakata disainima alumist traversist, seda tükki siin. See on ka nüüd juba, ma arvan, et 4 aastat valmis, tehtud 70-75 alumiiniumist ja anodeeritud mustaks. Tänud Hardile, Scarcon Machiningust see tuli, 5 telje töö. Juba disainimine ise võttis mul ikka päris hea mitu nädalat aega. Paistab lihtne, aga ilmselt sellepärast ta keeruline oli ka. Olin disaini käigus kohe heale ideele ka, et dimensioneeriks Banjo-Bolti avasi ja ette keskele ja taha 2 poole. Seda siis selle jaoks, et pärast, kui ma hakkan pidurivoolikuid tegema, siis ei ole mul seda olukorda, et mul visuaalselt üks voolik jookseb kuidagi risti üle, et nii ma saan tulla silindri juurest ühe voolikuga traaversi külge, õli jookseb läbi traaversi ja 2 poole laiali. Kui me vaatame seda banditit korra, siis kolmiku asemel oleme siin lahendanud selle nii, et on 2 voolikut. Ja täpselt siin on näha ka, et üks voolik teeb mingisuguse ussi seal ja läheb alla. Kuigi see ratas on eest nii pisi, et see voolik ei paista välja, seal ma üritan
üritan teha hästi minimalistlikult, siis see voolik lihtsalt hakkaks silma riivama. Aga teine põhjus on ka see, et kui on 2 voolikut niimoodi erineva pikkusega ja kõrvuti, siis pidur on veits sponži. Nii et sellepärast on ka tegelikult stokis ratastel siin üldiselt kolmik, aga ilmselgelt ma siia mingit kolmikuklotsi ei pane. Nii et see oli väike lahe feature, mis sai välja mõeldud. Loodan, et töötab. Nii et talumine sai ära tehtud, siis treisin talle spets pikkusega võlli siia, kraega mutri, süvispea poldi, millele sai torks sisse freesitud veel ja aetud kõrgused paika. Ja siit on võib-olla näha ka, et kuna raamil on roolikann kõrgel, sest tegemist oli varem chopperiga, millel amort oli suhteliselt viltuse asendiga, siis kann on tal võrreldes tavalise streetbike'iga kõrgemal. See tähendab seda, et ma pidin amordid allapoole viima ja ülemine traavers tuli väikse tropiga hiljem. Aga seda vaatab tulevikus, kuidas ta täpselt teeb, sest ma tahan ta teha ühes tükis lenksudega või kuidagi vähemalt siduda nii, et ta paistab hästi sleek välja ja seda vaatabki juba töö käigus. Ja ühe hooga tegin ka siis kohe esirattavõlli ja siia samamoodi roostevabast torkspoldid on nii tehtud, et üks pool on tegelikult polt ja teine pool on mutter, aga nad näevad identsed välja. Ja kui me juba siin Velje lähedal oleme, siis ma arvan, et järgmiseks võibki rääkida ratastest või kuidas ma üldse nende ratasteni jõudsin. Sest ega ma ei oleks saanud seda kahvlit siia hakata disainima ja laiusi paika ajama, kui mul tegelikult enne poleks velgi olnud. Nii et tegelikult suhteliselt alguses hankisin ma kohe need veljed, esimene siin ja tagumine siin, tegemist on BMW veljega. Ja miks on mul siis BEM-i veljed sellel tšiklil, ongi ainult üks põhjus ja selleks on jällegi seesama Cardaan. Nimelt ainus tootja, kes praeguseni kasutab veel Cardaani enda ratastel, on BMW. Nimelt GS-seerial on endiselt Cardaan. Nii et ma teadsin, kui ma tahan sellisel kujul selle projektiga edasi liikuda, siis ma pean BMW Cardaani peale minema või siis Kiige peale. Nii et selleks sai Itaalia eBayst üks 2012. aasta Kiige ligi võetud ja pidi ta just olema kuni 2012 aasta, sellepärast et BMW pärast seda otsustas, et Cardaan enam ei ole sealpool, vaid on sealpool, ehk siis kõik läks Mirrorisse. Nii et sain selle Kiige kätte ja kohe sai selgeks, et see Kiige on jube pikk, sest amordi lahendus on BMW-l täiesti teistmoodi. Nimelt on tal amort on siin ja alles sealt tuleb ratas, küll aga oli sellel rattal amort siin. Seega lõikusin selle Kiige laiali, mõtlesin, et äkki annab seda kuidagi lühemaks teha või midagi, aga see tundus kõik suht tulutu ja keevitada mingit ohutut asja tundus võimatu. Laiali lõigatud Kiige tükid on nüüd siin. Päris kasutuks see asi kõik ei osutunud, sest ma ei tellinud sealt mitte ainult Kiiget, vaid Kiigega tuli ka lõpudiffer kaasa. See tükk siin, lasin ka selle sisse skännida siis muidugi. Nii et see on nüüd asi, mida ma saan kasutada ja pean kasutama, sest siin on lõppülekanne, mida mul ka enam vanast rattast alles ei ole ja niikuinii kasutada ei saaks. Ja see velg nüüd, mis seal on, sobib siia otse külge. Kuna nüüd differ oli olemas, siis see dikteeris, et tagavelg peab kindlasti tulema BMW oma ja ka ilmselgelt esivelg, sellepärast et erinevaid velgi ma ei salli. Nii et olin ühel päeval Andresel külas. Andres, hea sõber ja klient Renardis, tema nimi ilmselt tutvustamist Eesti motokultuuris ei vaja. Tal oli parasjagu tulnud ühe ratta komisjon sisse tutikast R1200 GS-ist. Läksin selleks sinna, et võtta Kiige joonistamiseks mõõte. Nimelt ma tahtsin teada, kuidas Kiige raami külge BEM-il kinnitub, BEM-il toruraam, võtsin sealt mõõte, tegin pilte ja asju ja samal ajal jäid silma need ilusad mustad väljad ja ma teadsin, et ma sellel rattal tahan, et oleks high gloss black väljad ja kuna ma kuulsin, milliseks projekt tal kujunemas oli, panen selle valge muna pildi siia. Et see ratas on ka nüüd ammu valmis, samal ajal kui see ratas on endiselt selline. Ehk siis need väljad jäid tal üle, saime kaubale ja mitu kärbest ühe hooviga. Ma ei pea velgede värvimisega tegelema. Disain on ideaalne, täpselt selline, nagu ma siin all ette kujutan. Väljad on tutikad, laagrid on sees tutikad, ühesõnaga mitu asja korraga maha. Ja siis jõuamegi selle Kiige arenduse juurde või siis Kiige eeltöö juurde. Nagu enne ütlesin, see hea minimalistlik raam jätab ruumi vabadusele, aga nüüd tuli kogu see vabadus täita ja selleks oli vaja luua 4 detailist koosnev raami jätk, mis seoks ära põhiraami, mootori ja hilisemalt Kiige. Selleks kõigepealt sai tehtud meie keeles X-part, mis 3 punktist seob mootori otse raamiga, siis 2 pool mootorit on cheekid, siinpool näeb ta selline välja, teisel pool on ta veidi teistsugusem,
sest asjad ei ole sümmeetrilised. Näidis BMW-lt sai võetud snitti, kui lai peaks olema see kiigevahe, sai välja mõeldud kiigevõllisüsteem, samamoodi nagu BMW-l originaalis, kes on selline polt, mida saab siitpoolt sisse välja keerata ja lukumutriga, 12 kant lukumutter sai tehtud, kinni panna. Ehk siis nendega kahelt poolt saab kiige asendit reguleerida ja õige pingsuse laagritele. Ja siis samal ajal sai arvestatud ka kohe, et on vaja piduripumpa, sai võetud tavaline Nissini pump, talle tehtud siia õigesse kohta kõrvad külge ja tellisin Cognito moto. Nende tegemisi olen ka juba väga palju aastaid jälginud, ka mõnus väike machine shop, teevad ise ilusaid jalaraudu. Esialgu tellisin LSL-i tooted, saatsin need kohe tagasi, kannatanud kvaliteeti, nii et 300 euri eest laagrite peal, väga ilusa detailsusega logod, värgid küljes. Sellise raha eest pole mõtet neid pinke isegi käima panna. Ja siis viimaks 4. detail, mis seal all on, mudeli pealt on parem näha kui siit, seob altpoolt mootori ja need cheekid omavahel ära ja annab talle tugevust, et ei oleks mingisuguseid flekse siin. Ja samal ajal sai kõik disainitud isegi nii, et originaal küljejalg jäi isegi kasutusse. Ehk siis seniseks hetkeks väga palju probleeme korraga lahendatud, küll aga nüüd on siin reduktori ja raami vahel ikkagi tükk tühja maad ja selle disainiga ma viimati tupikusse jooksingi ja nüüd ma vist ei ole 2 või 3 aastat rohkem asjaga tegelenud. Mitmel põhjusel, üks on jälle see punane põhjus seal ja teine asi on see, et ma avastasin, et võrreldes BMW-ga Cardani väljund Yamaha mootoril on väga teljesihis, mis tähendab, et kui ma seda kiiget hakkan disainima, siis ma ei ole kindel, kas ma suudan kliirida tagaratta ära või lähevad nurgad liiga suureks ja see asi lihtsalt ei tööta. Ma loodan, et ma leian sellele lahendusele, üks variant on välja offsetidega mängida ja nii edasi. Nii et tegelikult on ainult kättevõtmise asi ja sellepärast ma sellest räägin ka, et ma võtaks ennast kätte ja joonistaks selle kiige ära, sest ma arvan, et kui selle tagumise ratta saab ka juba alla ja asi on ratastel, siis ülejäänud disain, mida mul teile kahjuks näidata ei ole. Peas on ta ammu olemas juba. Tuleb lihtne paak, ilmselt kasutan seda originaalpaagi põhja, lõikan pealt laiali ja teen foamiga kuju ja ühekohaline iste, ilmselt jälle mingi freesitud alusraamiga, suure Underglow punase tagatulega ja praktiliselt valmis ta ongi, ega rohkem detaile ei ole, süsinikust esitaga porilaud, mingisugune ümar esituli, enda suunatuled jälle külge ja põhimõtteliselt valmis. Kui sul aga enne jäi bänditi juht kummitama ja tunned, et see on sul õnnest puudu, siis kirjuta mulle ja räägime asjast. Nüüd aga tagasi pakilisemate teemade juurde ja see, mida te tegelikult oodanud olete siin. Võtame siit ühe nime ära, vaatame, kellega tegemist. Ja võitja on Rajaleidja, selline kasutaja nimi. Palju õnne sulle, kirjuta mulle enda number ja lähim Omniva kast ja panen nupu teele kohe, kui saan uuel aastal ka. Ja sellest rääkides, kui sa oled täna Tallinnas ja veel aastavahetuse plaane ei ole, siis endises klubi 911-is ehk Tulika 911 hakkan aasta esimestel minutitel kohe lammutama, nii et tule läbi. Muidu aga näeme järgmine aasta.